Tere kõigile, head vaatajad! Eesti.com infoteenistuse peatoimetajana alustan 109. nädala uudiste saadet. Vaatame siis, mis lõppenud nädalal olulisem oli. Ja saadet muidugi alustame lõppenud jutumärkides valimistest. Nagu teada, siis eelmise pühapäeva õhtul vastu esmaspäeva loeti hääled üle, kaasa arvatud kurikuulsad e-hääled. Ja mida võib järeldada, siinsetest tegijatest sai kõige rohkem hääli kaastöölisena Kertu Luisk 110 häälega, 33 häälega piirdus selle saate juht Mihkel Johannes Paimla, 8 häält sai Ameerika hääle loonud Maik Kalamus Pärnu kandis siis ja 4 häält väidetavalt Maarja Maripuu, kes juhib veebiraadiosaateid. Ja mina siis olin Lasnamäel ja Maarjo Tartus. Ja Kertu Luisk oli Võrus. Ja üks märkus veel enne, kui me saate teiste teemadega edasi lähme. Nüüdsest on Tallinna volikogus mittebinaarsed liikmed sees, ehk siis tere tulemast sugude ujumine ja muu selline kamara jura. Nii et ma ei kujuta ette, kes olid 453 inimest, kes internetis andsid hääle. Et see meenutab järjekordselt sotside ja parempoolsete serverite kallutamist. Aga eks lähemad ajad näitavad, kellel siin õigus on, igatahes mitte Vabariigi Valimiskomisjonil. Teiste teemade juurde. Kes oleks arvanud? Kliimamuutuste vastane võitlus eeldab ilmselt 8 miili pikkuse maantee ehitamist läbi Amazonase südame, et keskkonnadelegaadid saaksid konverentsikeskuse ja luksusmajutuse vahel kiiremini liikuda. COP30. 30. ÜRO kliimamuutuste konverentsi, mis peaks novembris toimuma Belemis, Brasiilias ettevalmistamiseks langetati hinnanguliselt 100 000 täiskasvanud vihmametsapuud. Uus 4-realine Avenida Liberdade on mõeldud riigipeade, teadlaste, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna esindajate reisimise kiirendamiseks. Konverents toimub 10.–21. novembrini 2025 ja ametliku teabe kohaselt arutatakse seal tulevasi globaalseid kliimaprioriteete. Idee, et delegaadid sõidavad läbi värskelt raiutud Amazonase metsade kliimakonverentsile, ei jää märkamata. Keskkonnarühmitused hoiatavad edasise metsade hävitamise ja kohalike eluslooduse elupaikade hävitamise eest. Samas kui Brasiilia valitsus nimetab seda oluliseks infrastruktuuriks. Maailma Terviseorganisatsioon WHO avalikustas oma ülemaailmse seirevõrgustiku põhjaliku uuenduskuuri, käivitas tehisintellektil põhineva platvormi, mis jälgib veebivestlusi ja meediategevust reaalajas. Süsteemi, mida tuntakse kui Epidemic Intelligence from Open Source 2.0 EIOS, esitletakse uue sammuna pandeemiaks valmisolekus, kuid selle ulatus ulatub haiguste seirest palju kaugemale. Täiendus on osa tervise jälgimise, digitaalse jälgimise ja tsentraliseeritud teabekontrolli kasvavast ühinemisest. Koostöös Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskusega JRC töötati välja EIOS-i uus versioon, et skännida internetti tekkivate terviseohtude signaalide suhtes. WHO andmetel analüüsib süsteem nüüd automaatselt sotsiaalmeedia postitusi, veebisaite ja muid avalikke allikaid, et tuvastada võimalikke haiguspuhanguid. Kuigi seda kirjeldatakse varajase hoiatamise tööriistana, võimaldab see globaalselt tervishoiuasutustel turvalisuse varjus jälgida maailma digitaalseid vestlusi. Kolmapäeval ajakirjas Journal of Infectious Diseases avaldatud avalduses kinnitatakse, et Maailma Terviseorganisatsioon WHO laiendab vaikselt oma globaalset pandeemiataristut, seekord H5N1 linnugripi pandeemia ohu ootuses. Mitte chikungunya, mitte ebola, mitte nipah, mitte ahvirõuged. Linnugripp, see sama viirus, mida riigid oma laborites ohtlikult võimendavad, samal ajal vaktsiini ja ravimeid selle leviku piiramiseks arendades. Teisisõnu, samal ajal kui valitsused loovad nii
linnugripi pandeemia probleemi kui ka lahenduse loob WHO juhtimisstruktuuri, mis juhib ülemaailmset reageerimist sellele kriisile, kui see toimub. WHO artikkel linnugripi kohta avaldati ajal, mil ÜRO, mis on kõige mõjukam rahvusvaheline institutsioon, kutsub kokku 500 eksperti globaalseks dialoogiks sama ohu teemal, andes märku, et ülemaailmsed institutsioonid suunavad vaikselt oma pandeemia masinat linnugripi vastu. Esmaspäeval ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus kirjeldatakse, kuidas Šveitsi teadlased arendasid rekombinantse Frankensteini linnugripi viiruse, kombineerides H5 linnugripi viiruse, imetajate viiruse karkassi ja meduuside fluoresseeruva geene, kõik vaktsiinide väljatöötamisel nimel. Šveits on bioloogiliste relvade konventsiooni osaline, mis keelab ründe bioloogilised relvad, kuid lubab ohtlike bioloogiliste ainete ja toksiinide väljatöötamist ja omamist kaitse või kaitse eesmärgil. See on juriidiline hall tsoon, mis lubab sisuliselt kaheotstarbelisi bioloogilisi programme rahumeelsete kavatsuste varjus. Teisisõnu, juba vaktsiini väljatöötamise kontseptsioon ise nõuab moraalset ja teaduslikku kontrolli, sest selle sildi all loovad, muudavad ja varuvad valitsused ja teadusasutused rutiinselt viiruseid, mis võiksid sama hästi olla bioloogilised relvad, olgu siis tahtlikud või kogemata või meditsiinilised vastumeetmed. USA Kongress, Valge Maja, Energeetikaministeerium, FBI ja CIA on kinnitanud, et COVID-pandeemia on tõenäoliselt patogeenide laboratoorse manipuleerimise tagajärg. 14. oktoobril 2025 kuulutasid Maailma Terviseorganisatsioon WHO ja Euroopa Liit välja ühisprogrammi Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemide digitaliseerimiseks. Ametlikult on fookuses kaasatus, tõhusus ja andmeturve. Lähemal vaatlusel selgub aga midagi muud. Globaalse valitsemise pilootprojekt, milles Aafrikast saab tehnokraatliku tulevikukorra katsepolügoon. Selliste sõbralike moesõnade nagu digitaalne transformatsioon, tervisalane võrdsus ja jätkusuutlikkus taga peitub struktuur, millel on potentsiaal järk-järgult õõnestada suveräänsust, privaatsust ja individuaalset vabadust. WHO käivitas hiljuti PHSM Decision Navigatori, digitaalse valitsemise tööriista, mis annab valitsustele reaalajas soovitusi rahva tervise ja sotsiaalsete meetmete kohta. Nende hulka kuuluvad maski kandmise kohustus, koolide sulgemine, reisipiirangud ja muud sekkumised, mis on pandeemia ajal tavaliseks muutunud. Süsteem ühendab suurandmete analüüsi, tehisintellektil põhinevad tõendid ja käitumuslikud andmed. See hindab riske, arutab välja kahjulikke mõjusid ja pakub välja poliitikaga kooskõlas olevaid meetmeid. WHO andmetel on selle eesmärk võimaldada läbipaistvaid ja tõenduspõhiseid otsuseid. Ning käesolevaste pulssi numbris ilmneb häiriv muster. Kliimakaitse varjus on kogu maailmas kehtestamas tehnokraatlik süsteem, mille eesmärk on kontrollida käitumist ja koguda täielikku andmekogumist. See, mis kunagi algas ökoloogilise ideaalina, areneb järk-järgult kontrolli infrastruktuuriks, pangakontodest eratarbimiseni, liikuvusest toitumiseni. Aruande keskmes on C40 sidis võrgustiku, kuhu kuulusid Leedsi ülikooli konsultatsioonifirma Arup koostatud aruanne linna tarbimise tulevik 1,5 kraadises maailmas. Selles sõnastatud ambitsioonikad eesmärgid kõlavad nagu tehnokraatliku tuleviku stsenaarium. Ei liha, ei piima, ei erasõidukeid, ainult 3 muud rõivaasjad aastas ja 1 lühimaalend iga 3 aasta tagant. Eriti murettekitav on Tepalsi andmetel see, et see üleminek pole enam teoreetiline, vaid on praktikas juba ammu alanud. Suurbritannias mõõdab pank NatWest nüüd iga kliendi süsiniku jalajälge. Rakendus arvutab heitkogused ostukäitumise põhjal ja pakub välja kliimasõbralikke alternatiive, näiteks riiete rentimine ostmise asemel. Seega muutuvad pangad moraalseteks autoriteetideks. Nad hindavad, kuidas keskkonnasõbralikud inimesed elavad ja muudavad jätkusuutlikkuse sotsiaalse kontrolli instrumendiks. Ning Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestieest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 40770077
10 08 49 65 märksõna ülekanne. Nii saate alguse poole kui ka päris lõpus näete ka neid ülekande tegemise võimalusi. Aitäh, kes meie saadet on vaadanud ja kes on meie tegevust ka toetanud. Kindlasti külastage ka eesti.com ja estoniafirst.com veebilehti ja nüüd ma tahan siin saate lõpuks veel ka välja öelda selle, et järgmised 2 nädalat meie saade eetris ei ole isiklikel kaalutlustel. Tagasi me tuleme kusagil novembri keskpaigas ja natuke peale seda tulevad ka kuu uudised. Aga 2. novembril on eetris veebiraadio saade ja mis edasi, eks me siis jälgime ja hoiame teid asjade käekäigu kursis, aga üks on selge, miski pole siin veel lõplikult otsustatud, mis meist edasi saab, seda juba näitab lähemad kuud. Kõike head ja kohtumiseni novembri keskel.